Tere tulemast kuulama saadet Kasvuminutid. Mina olen Andres Kosti Google Design Sprintide agentuurist Futurist ja koos minuga on Grete Urbel Maksu- ja Tolliametist. Saade keskendub disainiteemadele nii laiemalt kui ka praktiliselt külgedelt. Selle saate teemaks on raha Fitbiti riigiteenuse kontseptsioon vaid 4 päevaga. Grete, räägi palun, millega su meeskond Maksu- ja Tolliametis tegeleb? Meie tegeleme füüsilistele isikutele erinevate maksuteenuste arendamisega. Et neil oleks võimalikult mugav oma maksukohustusi täita. Et kuna võib ju juhtuda, et maksude maksmine ei ole inimesele just kõige rõõmsam osa oma tulude saamisest, et siis võiks ta vähemalt olla võimalikult mugav, võtta vähe energiat ja ei võimaldaks mingit suurt peamurdmist. Ja parasjagu meil ongi käsil üks projekt, mille eesmärk on pakkuda inimestele paremat ülevaadet oma maksukohustustest juba enne tuludeklaratsiooni perioodi. Ja miks mitte ka siis juba oma tuludeklaratsioone eeltäita andmetega. Et meil tänane lahendus on ka olemas, kus siis on näha erinevatelt asutustelt ja ettevõtetelt deklareeritud tulud, et saab natukene hinnata, mis maksukohustus tuleb või kuidas oma maksuvaba tulu võiks arvestada, aga tänane lahendus ei võimalda lisada näiteks üüritulu või laste infot, et maksusoodustusi saada. Ja selle tõttu ei saa ka väga täpselt hinnata, kuidas seda maksuvaba tulu määrata ja siis näevadki inimesed tulu deklaratsioonil alles oma seda kogu. Nii et need, kes teevad siin Wolti ja Airbnb-d, et nagu sellele sihtrühmale ka nagu aitate kõik nagu lisaks kõik need jagamisplatvormidel saadud tulud tõesti, et kus ei ole automaatset tulude deklareerimise süsteemi juba taga, et tööandja või teine osapool deklareeriks selle ära, et oleks võimalus seda aastal läbi teha, et näha, mis siis tegelikult oma maksukohustusega saab. Jooksvad kogu aeg, nagu sa treenid, et Fitbitis näed oma tulemusi, siis nagu just. Nii, aga milliseid lahendusi kliendid ootavad praegusel ajal, ütleme sinu valdkonnas või riigiteenustes laiemalt? See võib siin andmekaitse seaduste ja GDPR-i taustal kõlada natuke uskumatult, aga tegelikult eeldatakse, et kõik andmed, mis on muudel asutustel või ettevõtetel inimeste kohta teada, oleks juba eeltäidetud ja inimesed lihtsalt saaksid kinnitada ära, et need on õiged andmed. Et maksuteenuseid ju mõjutavad ka väga paljud seadused, mis erinevates eluolukordades küll kohustavad, teinekord jälle soodustavad mingeid maksusid ja selle tõttu on hästi suur ootus ka selgusele ja lihtsusele, et inimesed tegelikult tahavad ikkagi turvatunnet, et kõik on nii õigesti kui ka õiglaselt arvestatud. Just. Et mul just meenub ka, et ma läksin politseisse siis oma seda ID-kaarti ja passi pikendama ja sain jälle ise teenindusega ikka hakka nullist pihta. Mõtlesin, et on nii palju infot minu kohta, et nagu ei ole mingi raketiteadus nagu eeltäita. Eelmises taotluses kas või kaasa võtta. Ma olen tõesti nõus, et mugavad teenused on nii meie elu osa, et seda oodatakse riigilt täpselt samamoodi, et nii nagu kõik muud nutiseadmed meile ette taha kõik ära teevad. Ja mul isegi tundub ka, et kui osad asjad nagu eeltäidetud ja sa võid neid üle kirjutada vajadusel, aga siis juba natuke hoiab võib-olla ka mingit vormide täistmide mõistmist ja vigasid seal ära, seepärast midagi on võib eeltäidetud nagu näiteks ära, mis on teada riigilise kohta ja siis sa võib täpsustad või parendad seda. Ja näite järgi on ka lihtsam aru saada, et millises vormis midagi üldse nõutakse. Just, täpselt.